tere, armsad teekaaslased, minu nimi Stella Shakti, olen Ekstrasens Kanada energiatöö õpetaja ja täna teeme kaardilugemise teemal, mida elu tahab sulle tuua. Ja sa võid ise valida 3 grupi vahel, 3 portaali, 3 väravat, mille vahel võid valida, võid kuulata ka mitut või ka kõiki kaardilugemisi, kui soovid. Esimene värav lootus, teine rõõm, 3. rahu. Mis on su ellu tulemas? Ja asume kohe esimese grupi lugemise juurde. Sina valisid lootuse värava, et järelikult mida ma tunnen ja tajun, on see, et sa ise tunned ja tajud juba ette, et mingisugune kogemus jõuab kulminatsioonini, toimub läbimurre, toimub edasiliikumine. Praegu oled võib-olla sellises ootamise tundes, aga sa juba tajud ette, et väga põnevad ajad on ees. Võimalik, et on tulemas väga põnev kohtumine, võib-olla taaskohtumine kellegagi ja tõesti õnnelik elu on sind ees ootamas kõikide kõrgemaks hüvanguks. Ja kui sa oled nagu kahelnud, et ma ei tea, kas ikka läheb kõik hästi või ei lähe, siis vastus on, et muidugi läheb. Et see väike kahtlemine sinu sees aitab sul äratada suuremat julgust, jääda rohkem endale truuks, enda südamega kooskõlla. Ja julgus ei tähenda seda, et sa midagi ei karda, kui sa kogemusi koged, vaid see tähendab seda, et isegi kui tulevad hirmud, isegi kui tulevad mingid vanad mälestused üles, kuidas varasemalt mingid asjad ei toiminud, siis läbi selle, et sa ikkagi lähed ja teed ja oled nii, nagu sa oled, siis sa koged seekord uut moodi kogemust, milleks ongi siis edukogemus. Ja sind aitab praegusel hetkel väga palju see, et sa lähed enda sisse, mediteerid ja küsid, et mis on see kõige toredam kogemus, mis minuga juhtuda võiks. Et võtta vastu just kõrgemate energiakeskuste infot, ehk siis enda jumaliku algolemuse valguspakette. Ja küsime veel soovitust universumilt sulle, palun. Soovitus on, et sihikindlalt, kui sinu küsimus oli seotud suhetega, et siis häälestu sellele, et tõesti praegu aamori nooleke on sind juba tabanud või tabamas ja teid mõlemaid, et see romantiline suhe ja see kogemus on määratud õnnelikul moel lahti rulluma, nii et ainult positiivsed sõnumid. Vaatame ka siit kuukaartidest, mis on järgmisena sul oodata. Jah, raske aeg saab sinu jaoks läbi, et võimalik, et siin on olnud kas mingi vana suhte lõpetamine, vana tsükli lõpetamine, mingisuguste otsade kokkutõmbamine, tõesti see, mis on su elus võib-olla sind kurnanud ja väsitanud ja miks sa sellises kahtlemises oled, et see kõik saab läbi ja nüüd on aeg täiesti uuteks algusteks, et see suhe ja see kogemus, millele sa nüüd oled panustama asunud, see on määratud õnnelikult kestma ja sul ei ole vaja teha muud, kui usaldada enda sisetunnet ja minna, et siin mingit sellist hoiatuskaarti midagi ei tulnud, et seda positiivset meelt hoida. Vaatame korra siit Osho kaartidest ka, äkki tuleb mingi soovitus või mingi hea nägemus. Naudi väikeseid tavalisi elemente enda elus, et ei ole vaja alati taga ajada ei tea mis tohutult suuri grandioosseid elamusi selleks, et kogeda naudingut, et tegelikult elamine võib olla just kõige nauditavam läbi selle, et me naudime kõike, mis on meie elus nii-öelda tavaline, aga see tavaline, need väikesed elemendid on nii nunnud ja armsad ja südant soojendavad ja tõesti toovad väga palju rõõmu. Nii et selline külluse ja imede aeg on sinu jaoks praegusel hetkel
kaartides olemas, see on sinu võimalikkus, see on sinu potentsiaal, mis praegu lahti rullub ja küllus võib tähistada ka siis seda, et mitte ainult suhte teemas, aga ka rahaasjades hakkab voolamine paremini minema. Ja seda kõike sellepärast, et sa oled mingisuguse suure karmatsükli lõpetanud. Ma tunnen, et see, miks varasemalt asjad võib-olla rohkem kokku kuivasid ja nii hästi õnnestunud, oli selleks, et sa vales suunas rohkem edasi ei läheks, mis ei ole sinu hingega kooskõlas. Ja nüüd, kus sa oled õppinud olema rohkem terviklik, ehk su mõistus ja süda räägivad sama keelt, ehk sa oled õppinud oma südant kuulama, mis sulle tõesti meeldib, olema selles olekus, tegema neid tegevusi, kogema neid kogemusi ja looma neid võimalusi, siis sina oled universumi teenistuses, sina oled armastuse teenistuses ja armastus on sinu teenistuses. Et selline ühte sulamine kõiksusega on praegusel hetkel sinu igapäevane, ütleme siis selline hingeharjutus, mida sa teed või oled juba läbinud ja seeläbi koged tohutut kergendust. Saad aru, et sa ei pea mitte elus minema enda sisetunde vastu, vaid ikka endaga kooskõlas. Ja kui sa oled varasemalt tajunud, et läksid väga palju enda vastu, siis sa said ka selle väärtusliku kogemuse, et sa tulevikus tead, kuhu suunas ei ole vaja enam liikuma hakata, et ikkagi jääda endale truuks ja jääda endaga kooskõlla. Ja selles kooskõlalisuses sa näed need illusioonimängud läbi. Miks inimesed sellistesse kohtadesse varasemalt on läinud ja sa oled omandanud tohutult suure vaimse külluse ka, et võimalik, et see maineküllus, mis nüüd hakkab su elus paremini voolama, ongi tingitud ka sellest, et sa avad enda teadmiste laekad, varalaekad ja jagad ka teistega, on see siis läbi loomingu, läbi kunsti, läbi muusika, läbi kuidas iganes see läbi sinu voolata tahab. Et praegu, mida ma näen, et sinu lootus, see, et sa valisid lootuse, see võis mõnes mõttes olla sinu jaoks selline julguse tuleproov, aga kõik, milles sa julged olla endaga kooskõlas, kannab tõesti väga magusaid vilju, nii et loodan, et said siit kaardi lugemisest üht-teist head peegeldust ja võib-olla mingit uut taipamist või oma taipamistele kinnitust. Soovin sulle maagilist mõnusat voogu. Aitäh, kallid vipid, teile toetuse eest. Kes soovib, siis võib minu kanali VIP-liikmelisusega liituda. Kes soovib mu tegevust toetada, olen teile väga tänulik. Olge õnnistatud. Ja läheme teise grupi lugemise juurde. Tere, armas, sina, kes sa valisid rõõmu värava. Vot milline suursugune võimas voog siit tahab läbi voolata, et see, mida ma kohe tajun, on see, et sa oled õppinud aru saama, et see, kui teel on takistused, ei tähenda seda, et sa pead enda rõõmu takistama. Et rõõm ei pea sõltuma välistest tingimustest. See ei pea sõltuma sellest, kas midagi läks täpselt nii, nagu sa tahtsid või mitte, vaid rõõmu võime hoida kogu aeg, see on meie tõeline algne olek ja mida rohkem me oleme selles olekus, seda kergemini voolavad ka teised nii-öelda vähem rõõmsad kogemused tagasi kergusesse ja lahendustesse. Rõõm on meie hinge essents, meie hing on rõõm on hing. Nii et kui sa oled õnnelik ja rõõmus tõesti ilma põhjuseta, siis tead, see ei ole mitte hulluks minemine, vaid see ongi see, et sa oled enda sisemisel armastuse troonil kohal ja isegi rasketes olukordades nii-öelda nagu mingid teemad on üles kerkinud, siis selles kohas säilitades endas rõõmsa tuju ja kuulates enda südant, siis süda juhatab alati väga võimsalt edasi ja sellise negatiivsusesse langemise asemel
hirmu juttude toitmise asemel endas, hoides endas sellist kõrgemat sagedust ja tänulikkust selle eest, et kõik saab laheneda kõikide jaoks kõige kõrgemal moel. Tõesti need lahendused ja imelised uued võimalused meie ellu tulla saavad. Ja see on selline, ma tunnen, et meistrigrupp, kallis grupp number 2, te olete juba väga palju endaga sisemist tööd teinud ja enda elus järeldusi teinud, vaadates oma elule tagasi ja nähes, et mis iganes meie eludes toimub, kõik alati laheneb. Ja praegu see, mida elu ütleb, et sinu rõõm kingib sulle alati uue vaatenurga, ta kingib sulle alati nii-öelda nagu vaba tee. Et kui hirmutundega on tunne, et tekib nagu selline tupik, et ei ole edasiliikumiseks võimalust, võimatuse, reaalsuse lugusid räägib hirm, siis rõõm näitab alati seda, et aga alati on mingisugune voolamine, alati on mingisugune edasiliikumine võimalik. Ja see tegelikult ju toobki meie ellu selle tõesti suure õitsemise kogemuse, kui me teame, et ei ole ühtegi lahendamatut olukorda või ühtegi väljapääsmatut olukorda, et me oleme alati armastuse poolt väga võimsalt hellitatud, juhatatud, kantud ja julgedes vastu võtta ka need hirmukesed või sisemised vastupanud, mis meil on elul olnud, kallistades võttes enda sisemise lapse endale sülle, kui ta on kurb või nukker või rahutu või segaduses, siis just nendes hetkedes toimub meiega ülivõimas transformatsioon, ülestõus, ärkamine, vabanemine, väestatud olemine. Et üks aspekt, mida siin grupile number 2 palutakse edasi öelda, et sa ei pea tegema teisi õnnelikuks, et sinu eesmärk ei pea olema see, et sa pead hoolitsema, et kõik su sõbrad, sõbrannad, pereliikmed, et kõik on kogu aeg nii-öelda nagu joone peal. Et lase nad kogevad nende kogemusi. Ole sina selles rõõmus, kus sina tahad olla, kui sul siis nagu üle ääre voolab ja üle jääb nii-öelda energiat ja aega, siis sa võid muidugi panustada ka teiste heaolusse. Aga et teiste heaolu ei tuleks sinu heaolu arvelt, on siin väikene selline meeldetuletus. Et vahetevahel meil võib olla ju elus tunne, et oi, aga kui ma tema jaoks olemas ei ole, et äkki teda siis ka minu jaoks olemas ei ole või et kui ma nüüd praegu seda ja seda ei tee, et siis äkki midagi juhtub halba, et need on kõik hirmud, et see on ego mina, et rõõmu mina ja rõõmuga samastunud mina, hingega samastunud mina, siis usu mind, sa ei saa valesti teha. Et see, kui sa ise oled hästi õnnelik, hoolitsed oma keha eest, teed trenni, võtad aega mediteerimiseks ja võtad endale aega, võib-olla tahad päevikut pidada, mingisugust projekti edasi arendada, mis on sinu hinge missioon siin planeedil teha, siis sellepärast ei ole vaja ennast süüdi ja halvasti tunda. Et tee kõike seda, mis sinul paneb silmad särama, hoia ennast number 1, hoia ennast, et sina oled hästi enda väes, hästi enda rõõmus kohal ja sellega sa inspireerid ka teisi. Et kuidagi selline muster tuleb siit, et on tore hoida sellist ühtset vaimu ja koosolemise energiat, aga kui su enda nii-öelda nagu tiivasuled parasjagu on märjad, sul on vaja ennast kuidagi kas kosutada, kohendada, korrastada, siis sellel hetkel sa ei pea ennast tühjaks jagama. Et kasuta enda elutarkust ja enda sisemist äratundmist selles suhtes,
millal ja kuidas oma aega teistega jagada ja võid seada selged piirid, öelda, et ma suhtlen siis, kui mul on selleks energiat. Kui mul ei ole, siis ma suhtlen hiljem teiega. Ja võid appi paluda endale ka peaangel Sandalfoni, et aitaks sul häälestuda sinu kõrgema potentsiaali lainepikkusele. Sest sinu ülesanne on küll tuua siia maailmasse harmooniat ja see, mis sa teed, mul on tunne, et sa juba oled väga hästi joondunud oma hingemissiooniga, aga selleks, et sa saaksid enda hingemissiooni kõrgemat potentsiaali täita, on sul vaja aeg-ajalt ennast sügavamalt häälestada, ehk siis võtta sellist rahulikku omaette olemise kohta enda elus. Et ära pelga seda teha, see on täiesti loomulik, see on täiesti normaalne. Selles ei ole midagi imelikku, et me aeg-ajalt tahame omaette olla, me võime ilusti teistele teada anda, et nii täna õhtul või homme ma tahan olla oma projektis, oma mõtetes, oma tunnetustes, oma käimistes. Et niimoodi selline aja planeerimine tasakaalustatul moel on see, mis sinu rõõmu aitab hoida veelgi tugevamas voos. Ja kui sa tunned endas selliseid mõtteid, et aga kui ma selle tegemata jätan, siis mis temaga juhtub, siis ma soovitaksin sul enda elu pealt vaadata, et kas ei ole olnud väga võimas see, kui vahetevahel meil ei ole olnud võimalik nii-öelda nagu õlekõrre järele haarata, me oleme pidanud ka asjadega ise hakkama saama, kas need ei ole olnud just sellised väga sügavad pöördepunktid, et me ei pea olema kellegi elus selliseks tema abiratasteks, me võime küll olla kellegi jaoks nii-öelda nagu kellegi kõrval, tema arengule kaasa elada ja õnnistada ja julgustada ja väestada, kui meil see tunne on. Aga samas igaüks peab ikkagi oma jalgadel seisma ja oma teed käima ise. Ja selles ei ole midagi imelikku, nii et tunneta ise, kuidas see sinu elus olla võiks selline tervisliku tasakaalu leidmine. Et ma arvan, et kui keegi saab pahaseks, kui sa tahad paar tundi omaette metsas jalutada, siis on sellel inimesel vaja ise enda sees natukene oma väärtushinnanguid ja austuse oskust võib-olla lihvida. Sest et mina tunnen, et selline ruumi andmine on sama oluline kui see, et me oskame üksteisega võtta ka kvaliteetaega. Et selline armastuse voolamine saaks kõige paremini toimuda ja siis, kui igaüks saab oma vajadused ja oma universumiga ühendused nii luua, et ta on kõige õnnelikum. Sellised sõnumid, kallis grupp number 2. Suur aitäh teile vaatamast, kommenteerimast, laikimast, kogemast. Aitäh teile, kallid vipid, teile toetuse eest. Kes soovib, saate liituda minu YouTube'i VIP-liikmelisusega, võite vaadata ka minu tegemiste kohta minu kodulehekülje kaudu stellashakti.com. Olge õnnistatud! Ja läheme grupi number 3 juurde. Armas grupp number 3, sulle tuli siin sõnumiks rahu. Rahuväravad. Rahu on väga võimas kiirendaja. Et kui me mõistuse ego-mina tasandilt vaatame, mis ei ole südamega kooskõlas, siis mõistus võib öelda, et oi, kui ma nüüd ei tegutse, siis kõik kukub koost laiali. Aga mõistus, mis on südamega ühenduses, ütleb, et kui ma ei tea, mida teha, siis võtta rahu ja lõdvestuse koht on parim, sest sellel ajal saab universum ise seadistada, häälestada parima kogemuse lahtirullumise kõikide kõrgemaks hüvanguks ja rahuseisundis ma häälestun kõrgemasse paralleeluniversumisse, kõrgemale ajajoonele, kus asjad ongi juba lahenenud ja kergendused on juba tulnud.
nii et ükskõik, kuidas sa praegu ennast rahu suhtes tunned, kas see tekitab sinus rahutust ja ebameeldivust või tekitab sinus pigem meeldivat tunnet, siis tead, rahuoskuse õppimine ja rahuoskuse hoidmine on üks kõige olulisemaid aspekte õnneliku suhte kogemise jaoks. Sest inimesed arvavad, et ma tahan armastust, ma tahan romantikat, ma tahan seda, ma tahan toda. Aga tegelikult, mida me oma hingest sügavamal tasandil soovime, olen mina tajunud, on tegelikult me soovime kogeda rahu. Ma soovin kogeda, et mu suhe ja meie suhtlemine oleks täidetud rahuga, et ma ei pea muretsema, et ma ei pea närvitsema. Ei ole siuke kiiga-kaaga energia, vaid on stabiilne ja rahulik koos liikumine. Ja kui sa tunned, et su elus on selliseid minevikumälestusi näiteks suhetest või suhtlemistest, kus sa pidevalt olid tagant kiirustatud, survestatud, võimalik, et su lapsepõlves oli kas üks või mitu sellist agressorit, kes sind pidevalt sundisid millekski. Vanasti oli ju tavaline, vanasti oli ju tavaline see, et kui oli koolivaheaeg, siis lapsi sunniti, et nii, marss nüüd maale tööle. Küll oli vaja rohida, kõblata, heina teha, mida iganes või ühesõnaga mida iganes, et võib-olla see sinu jaoks on täitsa nagu selline uus kontseptsioon ja mõiste, et sa ei pea ennast tagant sundima. Et siis on praegu väga hea aeg, et need kogemused andestada ja vabastada ja läbi tunda need tunded, kui on sellised tugevad emotsioonid üles kerkinud või kerkimas seoses mingisuguste teemadega, et sa kardad lausa kellegagi lähedust, et äkki hakatakse jälle sind kontrollima või käsutama või survestama või mingil moel nagu kuidagi võib-olla ka alandama, kui sa ei tee seda, mida teised tahavad ja siis sellepärast sa oled võib-olla ennast natukene eemal hoidnud teistest inimestest või mingisugustest suhtlemistest või üleüldse paari suhtest või oma vanematega suhtlemisest. Et siis elu ütleb, et ei ole vaja mitte alla anda, ei ole vaja mitte loobuda sellest, mida sa oled soovinud, vaid jääda järjekindlalt nüüd endale truuks, kuidas sina tahad, mis sulle tegelikult rõõmu valmistab. Mida sina tegelikult naudid ja pannagi kand maha ja öelda, et ma ei ole nõus millegi vähemaga kui see, mis mulle tegelikult meeldib. Kui teile ei meeldi, siis ma võin rõõmus mujal ka olla. Et selline otsustamine jääda enda rõõmule truuks toob sind sellesse õnneliku suhteenergiaga harmooniasse ja sind on ees ootamas tõesti väga suur võidutunne, kus mõlemad osapooled võidavad, et võib-olla mida ma tajun, et siin on olnud hirm, et äkki läheb nii nagu vanasti, äkki jälle ma pean kuidagi hakkama olema nii, nagu ma olla ei taha, sellepärast, et muidu ma saan kas emotsionaalselt või võimalik lausa füüsiliselt mingil moel kas karistada või ühesõnaga pean kogema kannatusi, aga elu ütleb, et see ei ole nii, et tegelikult see, kui sina jääd rahulikult iseendaks, siis sellega sa tõmbad ka teised sellesse enda loomulikku olekusse kaasa. Ja võib-olla siin on vaja rahumeelselt vestelda ja rahulikult rääkida asjadest nii, nagu need on, mitte siis peita enda mõtteid, vaid jää ikka endale truuks, et kui sinu soov on kogeda õnnelikku suhet, õnnelikku pereelu, õnnelikku harmoonilist voogu enda elus, siis keskendu sellele visioonile ja jaga seda visiooni, kuidas sinu arvates asjad olla võiksid ja mis sulle tegelikult meeldib ja mil moel tegelikult asjad võiksid siis lahti rulluda teie eludes. Et selline endale truuks jäämine. Ja ma arvan, et rahu ongi siis väga hea, et sa kõigepealt võtad rahulikult ise aega, et tunnetada, mis sinu tõde on ja siis rahumeelselt jagad seda visiooni ka enda partneriga
või selle inimesega, kellega sa seda situatsiooni või olukorda, mida iganes sa siin praegu lahendamas oled, et sa saad nagu väga imeliselt südamest südamesse jagada ja sa oled kuuldud, et siin on selge märk selle kohta, et teine osapool, kellega iganes sa siin tahad asju arutada, on sinuga täiesti samal lainepikkusel, ta soovib sulle samamoodi parimat, ta soovib sulle samamoodi kõike head, nii nagu sina soovid teile mõlemale, nii soovib ka tema, et siin on nagu vastastikune heasoovlikkus päris kindlasti olemas, et ei ole selline nagu võrdsusetu olukord, vaid väga võrdne heasoovlikkus. Ja kui sul on raske leida enda sees rahu, siis mine rohkem loodusesse, suhtle loodusega, vaata, kuidas looduses asjad toimivad, putukad, taimed, loomad, linnud. Et igal olendil ja igal elus olendil siin planeedil on oma viis, igal linnul on oma laul, kuidas ta laulab, oma viis, kuidas pesa punutakse. Ja nii on ka sinu hingel oma viis, kuidas asju teha. Ja sa oled toetatud elu poolt. Ja kui sa tunned, et sul ei ole seda toetust, mine loodusesse, rahune. Võimalik, et on toimunud näiteks mingi egode puhastus, aga varem või hiljem tulevad kõik südamesse tagasi ja siis saavutatakse selline väga harmooniline kooskõla ja väga harmooniline tasakaalustatud suhtlemine, aga ma arvan, et see võib olla kohe võimalik, sest et sinu sees on juba see rahu ja visioon olemas ja kui ei ole, mine loodusesse, rahune ja võta oma unistused tänuga vastu, sest need on meenutused tulevikust, sinu unistused on märguandeks sinu tuleviku minalt, et selliseks su elu saab kujunema hakata ja niimoodi sa saadki elada, nii nagu sa unistad. Sellised sõnumid, kallis grupp number 3, soovin teile maagilist väekat voogu, südamlikku olemist ja unistuste täitumist armastuse energias. Leiate minu tegemiste kohta koduleheküljelt stellashakti.com. Olete teretulnud ka liituma YouTube'i liikmelisusega, kes tahab minu tegevust siin toetada. Olen teile juba ette väga tänulik. Olge õnnistatud!